videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi ja jumal tänatud, et me siin oleme, mitte et ma siin olen, sest kahekesi veab tänase saate välja ka, aga muidu on taas kogu see põrgu lõugade vahel, no mitte veel vahel, aga tulemas ja sellega toimetulek ei ole kuigi mugav. Loomulikult tänan ma kõiki, kes on toetanud Nõmme raadiot ja kes veel toetavad. Teie toetust on hädasti vaja, sest mis siin pattus salata. Vaata, et kooliaasta algusega tuleb ka, nagu laulusalm ütleb, kord iga pidu saab otsa. Olukord on keeruline, et mitte öelda keeruline S-tähega, aga ma loodan, me kõik loodame, et me veame siin koorist selle vankri ka välja. Aga täna on meil stuudios, nii nagu vanemad inimesed mäletavad, herr doktor Viktor Vassiljev ja Viktor, küsimus väga lihtne, seega kuradi keeruline. Kui vaadata, mis toimub praegu Eestis, arvamusfestivali, presidendi kombineerimis, muide siin mul tuli pähe üks nüanss, kui õiguskantsler tahab ametist lahti saada, no ja presidendiks saades ta peaks ju ametist lahti saama, tuleb tal vist 4 kuud varem parasjagu pukis olevat presidenti sellest teavitada ja tema nõusolek saada. Õud, mis meid võiks oodata. Nii et anna jumal, et ma eksin. Aga Viktor, vaata, meil räägitakse haridussüsteemist, tervishoiusüsteemist. Ja minu meelest, eks need süsteem ole muidugi veel, minu meelest süsteemide ühine omadus on igasuguse süsteemsuse täielik puudumine, mingi kamara jura. Igaüks tuleb välja oma projektiga ja kiidab seda taevani või kännu alla või ükskõik kuhu. Ja tervikut ei moodusta. Siin Andres Raid rääkis esmaspäeval, et peab olema siht. Ja peab olema eesmärk, kuhu see sihtimine viib. No ma arvan, et sissejuhatuseks piisav. Räägi nüüd sina. Tere, head raadiokuulajad, videoklippide vaatajad. No mis puudutab süsteeme, siis meie teiega ka moodustame süsteemi, et meie siin stuudios ja seal teisel poole süsteeme. No süsteeme on olemas väga kindlaid süsteeme, näiteks kuse- ja suguelundite süsteem. On süsteem. Õpikus on kirjas, ega üks võib pilte vaadata. Aga mis puudutab riigi valitsemist, on ka peaks nagu olema vastavalt seadustele süsteem, aga selle süsteemi käitumine on küllaltki loominguline või on ta juhuslik, aga juhus on ka hästi sihitud paratamatus. Immanuel Kant või kes seda ütles. Ja mis puudutab presidenti, hea Eesti rahvas, aga kui me võtame teid, Eesti rahvast, meid, Eesti rahvast üksikuna, ütle sina raadiokuule, mis on sul vahet, kes on president, kas kodanik Kuusk või kodanik Kask või kodanik Käbi, mis vahet. Nii et küll see president ükskord kuskilt üles leitakse, küll ta pannakse, kui ta on õiguskantsler, kui ta tõesti peab istuvalt presidendilt luba küsima, aga oodatakse nii kaua, kui eelmise presidendi volitused saavad otsa, siis pole presidenti, pole probleemi, pole kelle käest küsida. No presidendi valimised peavad toimuma
60–10 päeva enne selle pukis oleva presidendi volituste lõppemist. No näed, sa oled neid asju tähelepanelikult uurinud. Mina neid nii tähelepanelikult uurinud ei ole, sellepärast et andke mulle palun andeks, minul tõesti suurt vahet ei ole, kes nimelt on Eesti president, sest minu jaoks Eesti president, see on sümbol, samasugune nagu Eesti piir, Eesti hümn, Eesti vapp, samasugune sümbol on Eesti president, nii et võtke ükskõik, missugune tubli kodanik, eks ole, kammige tal tukk sirgu, pange ta pukki ja kui mina näen teda, siis ma annan au ja kõnnil siis riivisammul tema ees edasi-tagasi. Tema on sümbol, tema on president, müts maha presidendi ees. Aga kes nimelt, no mis seal suurt vahet ei ole. Aga tsirkus praegu muidugi käib, ainult et veidi vanemad inimesed, nemad on presidendi pukki panekut näinud ju mitu korda ja kui nad mäletavad, siis ikka on see toimunud niimoodi, et vahetult enne presidendi valimisi käiakse välja keda iganes, igasuguseid kandidaati, karvaseid ja sulelisi. Ja lõppude lõpuks tuleb välja keegi, kellest keegi ei arvanud, keda mitte keegi ei mõtlenud, keda keegi ei osanud oodata. Tuleb kõik imestavad, aga siis pannakse tal auraha rindu ja järsku kõik näevad suurelt teleekraanilt rahvas. Aga see ongi ju meie president. Ongi, sest president see on sümbol. Milline on? See on nii nagu riigivapp näiteks. Kui riigivapi koos selle 3 lõviga joonistab vilets kunstnik, kes hästi joonistada ei oska ja lõvid tulevad kõverikud, 2 vaatavad ühele poole, 3 teisele poole. Ikka, see on vapp. Nii et näed vappi, seise sirgu, anna hau, see on vapp. Mis sest, et viletsa kunstniku joonistatud. Vapustav vapp. Ja aga riigihümniga samamoodi. Kuule, no riigihümni lauldakse pidevalt siin ja seal mingitel üritustel, kus käib lindi lõikamine, kõnede pidamine, lauldakse riigihümni, eks ole. Ja kas laulad hea laulja, vilets laulja, laulab mingi poiste koor, eks ole, või laulavad, no, joodikud jorutavad. No nemad seda vist ei tee. Aga kes peab viisi, kes ei pea viisi, aga mis seal vahet? Minu meelest see on väga uhke, kui näiteks kuskil väljakul seisab igane suur hulk rahvast, eks ole, kes peab viisi, kes ei pea, tähtis ei ole, aga kui mingi 1000 inimest, no kas või 200 inimest, no kas või 75 inimest, kes viisi ei pea, aga kes enamuste riigihümni sõnu ikkagi teavad, liigutavad suud ja teevad mingisugustki häält, eks ole. Tubli, las nad laulavad hümni, nii see peab olema, see on Eesti hümn. Vaatasin mina tõepoolest, nagu sa siin vihjasid, põhiseadust. No tegin klõka klahvidega ja tuligi lahti Eesti Vabariigi põhiseadus. Mäletan, et aastate eest, võib-olla 10, võib-olla 20, me otsisime mõlemad, kus on põhiseaduse tõlge vene keelde, sest venelasi siin elab igasuguseid, mõni valdab eesti keelt paremini kui eestlased ise, vähemalt ei mäegi oma juttudes vahele ja ei olnud venekeelset varianti. No me leidsime selle kuskilt pärapõrgust, et seda preambulit just lugeda, aga täna paremal pool kohe lehekülje peal suur riba, mis seal muud oli ka, tõlge ukraina keelde. No, ja vaata, ma hakkasin siin vande nõutama. Sellel võib olla ju seos, miks Eesti nii agressiivne on, kuigi suurusele pilku heites ei peaks nagu olema ja ei peaks tema võib-olla laenama Euroopalt roppu raha 45 aastaks, et see investeerimise nime all välja kantida. No, kui keegi solvus, solvuge terviseks, aga aru ma sellest ei saa.
Ma nüüd viimasel ajal ei ole venekeelset Eesti põhiseadust otsinud, aga tookord jah, me otsisime, ma leidsin kuskil interneti seal natuke sügavamatel lehekülgedel leidsin ja ka vaatasin ja imestasin venekeelne tõlge Eesti põhiseadusest algas paragrahvist 1 või peatükist 1. Ilma preambulita, ma otsisin, leidsin teise varianti, jälle ilma preambulita ja alles kolmas variant, mida oli päris raske välja kaevata, selle ma kaesin välja tükis kõige preambuliga, nii ta oli jah. Aga mis puudutab nüüd, mis keeles keegi tahab Eesti põhiseadust lugeda, noh okei, palju need ukrainlased tahavad seda lugeda, kui nad tahavad siin kuidagi integreeruda, eks ole, õppida eesti keelt, nii edasi. Okei, las nad loevad ukraina keeles tegelikult nendele, et need peaks välja dresseerima, et nad suudaksid ka eesti keeles põhiseadust, ütleme, teksti järgi ette kanda, kas nad sellest aru saavad, vahet pole. Aga venekeelne Eesti elanik ja ka venekeelne Eesti kodanik, kelle kodune keel ei ole eesti keel ja ta eesti keeles loeb poesilte, eks ole, mingeid lihtsamaid tekste loeb küll, aga põhiseadus on ikkagi päris keeruline juriidiline keel, et paremini aru saada, ta peaks oma emakeeles seda lugema, kui tema emakeel on vene keel, ei oska meie sinna midagi pärata, las ta olla, peaks ikkagi talle andma selle venekeelse variandi. Las loeb läbi, mõtestab, võtab omaks ja täidab. Jaa, amikus meus, sa rääkisid ukrainlastest, kelle emakeel on vene keel. Ei, ma rääkisin praegu venelastest. Venelastest. Ma rääkisin praegu venelastest. No okei, täpsustame terminoloogiliselt ära, kes nad on. Need on Eesti püsielanikud või Eesti kodanikud, kelle kodune keel on vene keel, neid kodanikke on päris palju, et ainuüksi Narvas on neid 57 000. Nii et nad veel kord, nad loevad eestikeelseid poesilte, nad loevad võib-olla eestikeelseid lasteraamatuid, eks ole, võib-olla mõni valdab ka perfektselt eesti keelt, ma tean selliseid jah, aga siiski, kui tema emakeel ja kui tema kodune keel on vene keel, siis raskest juriidilisest tekstist on tal kergem aru saada, kui see on tema emakeeles ehk vene keeles. Nii et las loeb vene keeles läbi, aktsepteerib, võtab teadmiseks ja võtab täitmiseks. Et nüüd on siis sedamoodi. Ei, no see on, mina ütleks, eks ole, ütleme nii, et kui mina oleks president ja et siis ma jagaks igale kodanikule, kellel on vene keel, kodune keel, eks ole, jagaks talle kõvade kaantega Eesti põhiseaduse ja et loe seda iga õhtu ja kanna lastele ette. Seda pehmete kaantega kas või peaks lugema iga eestlane ka. Ma olen kindel. See on hea tahtmine, eks ole, aga meil on võib-olla ka hea tahtmine, et iga eestlane loeks läbi Tõe ja õiguse 5. köite, aga noh, tahtmiseks ei jääbki. No Tõde ja õigus, see on jälle niisugune, et tead nagu Vaina Imir, et sa nüüd päriselt aru, mis laadi iroonia siin võib peidus olla. Jah. Aga veel kord esimest kõik lugenud, see on koolis, ma ei tea, kas ta on praegu kohustuslik, kirjandus vanasti oli, aga koolis ikka loeti esimest köidet, kindlasti mitte 5. Eks nende kohustusliku kirjanduse teostega ole vist kõikide riikide koolides paras segadus, et antakse lugeda asi, millest selles eas kindlasti aru saada ei või. Nüüd, kui vaataks natuke meditsiinisüsteemi. Süsteemis Frau Joller, mul tuleb ikka iga kord meelde Eesti film, Tallinn filmi oma näitleja Joller, kui ma ta nime mainin. Aga tema ütleb nüüd, et osa kiirabist peaks olema tasuline.
jah, aga mis parata, kiirabi on defitsiitne teenus, rahvas vajab, kas ta nüüd alati vajab, aga nõuab kiirabiteenust rohkem, kui kiirabi suudab seda teenust osutada ja kui ta defitsiitne on, siis ei ole midagi parata, osa tulebki teha tasuliseks, nii nagu kogu meie arstiabi, nagu kogu meie tervishoiusüsteem osaliselt ongi tasuline, sest kõigepealt meil on nii-öelda tasuta arstiabi, see on siis see, mida makstab Tervisekassa, endise nimetusega Haigekassa, see on see meie sotsiaalmaksu tervisekindlustuse osa, mis me maksame oma palgast ja solidaarselt jagatakse ära siis mitte ainult nendele, kes maksid, vaid ka nendele, kes maksu ei maksnud, teada pensionäridele, koolilastele, kaitseväelastele ja muidugi vangidele ja kindlasti kinnipeetavatele. See on siis nii-öelda tasuta meditsiin, aga sellest ei jätku, järjekorrad on pikad, eriarstile on väga raske saada, ei suudeta selle raha eest jagada nii palju seda tervishoiuteenust, kui rahval vaja oleks ja sellepärast ongi tasuline arstiabi. See sama doktor Kask, doktor Tamm, doktor Tõruke, et kes istub nii-öelda riigi haiglas vastuvõtul, istub oma 2 tundi ära, rohkem Tervisekassa ei suuda talle maksta ja siis tema läheb kõrvalkabinetti, kus on teine silt, mingi osaühing, eks ole, ja seal võtab raha eest vastu. Ja nii ongi, et meil on tekkinud vaeste meditsiin ja rikaste meditsiin. Vaeste meditsiin ehk Tervisekassa oma ja rikaste meditsiin ehk nende oma, kellel raha on ja siis tema läheb, lööb jalaga ukse lahti, tema ei pea järjekorras ootama, tema saab selle konsultatsiooni kohe kätte, tema ei pea operatsiooni ootama pool aastat, saab kohe ette ja nii ongi. Aga ma ei tea, kas see ongi nii väga halb, sellepärast et ei ole midagi parata. Eestis on vaeseid ja on rikkaid ja millegipärast keegi ei imesta selle üle. Millegipärast Eestis on niimoodi, et vaesed söövad nagu needsamad toitu, rikkad söövad paremat toitu 2 suupoolega. Vaene sõidab Volkswagen Wolfiga, rikas sõidab Bentleyga, et vaene puhkab Pärnus, rikas puhkab Seychellidel ja keegi ei imesta selle üle. No minu meelest see on täiesti loomulik, et kui rikas ostab oma raha eest endale paremat toitu, ehitab parema maja, hangib lastele paremat haridust, puhkab paremates kohtades, ostab endale ka parema arstiabi, kui see võimalus tal on. Ja muuseas, kui ta ostab süsteemist endale selle tasulise osa arstiabist, siis vabaneb tasuta ressurssi vaesele, kes on sunnitud tarbima nii-öelda vaeste tervishoidu. Nii et see, et on rikkaid, kes tarbivad tasulist tervishoiuteenust, see on ka vaeste huvides ja süsteem toimib. No jah, aga kas see on nüüd toimiv süsteem või ta ikkagi hästi ei toimi? Ja see on hädapärane lahendus, aga meil pole mitte midagi parata, sest issand Jumal on selle maailma ka niimoodi korraldanud, et on rikkad ja on vaesed. Ja ta ütles, et sina rikas pead oma varandust vaestele jagama, siis pääsed sina taevariiki. Ja algusest peale olid rikkad ja olid vaesed. Nii see meie elu on korraldatud ja sellest pääsu ei ole. Jah, näib, et Overton Jaken on oma töö selle koha peal kohe kindlasti teinud. Ja seda küll, kes selle akna lahti tegi, ta oligi lahti. Algusest peale oli lahti. No ei olnud. Kas sa tahad öelda, et Adam oli rikas ja Eva oli vaene? Nii, Adam, Kain, Abel, Sif, suurt midagi jagada ei olnud, kuigi ma päris täpselt ei mäleta, kes see neist siis Kain tappis Abeli, Kain läks ühes suunas, Sif läks mingisse teise maasse, kus elas jõukam rahvas ja ta allutas endale, see rahva hakkas, kuni Sif sai rikkaks. Jah, muidugi, vaat oligi, ja pärast Adamat järgmine põlvkond juba olid vaesemad ja rikkamad, aga muidugi natukene kaugemal veel mõned põlvkonnad edasi, Noal oli 3 poega, eks ole, ka
Ham, Siim ja Jafet, ja siis oligi niimoodi, et poegadele jagati saatus, et Ham pidi hakkama, temast said alguse põllumehed, kes kasvatasid vilja. Temast said jumala teenrid, hilisemad kirikuõpetajad, mungad, kes iganes, ja Jafet, tema järglased hakkasid teostama võimu. Nii et palun väga, mitte lihtsalt vaesed ja rikkad, vaid juba täiesti diferentseeritud ühiskond vähemalt 3 astmega. Heakene küll, jah, aga nii on põhikirjas või see põhikirjas, pühakirjas. Kas me siis areneda ei võiks? On ju proovitud, issand jumal, need sotsialistid, utopistid, eks ole, mis nende nimed seal kõik olid, Karl Marx koos oma Friedrich Engelsiga, Engels üldse halb inimene ei olnud, aga ta oli röögatud pappi, eks ole, nii et toetas vaest juuti, et see kirjutakse oma fantastilisi teoseid. Lenin, Stalin, eks ole, Põhja-Korea, mida iganes on siin üritatud ehitada mingit täielikku võrdsuse maailma. Aga see ei toimi mitte kuidagi moodi, sellepärast et Nõukogude Liit, kus Stalin ehitas peaaegu sõjalise kommunismi, hiljem muutus mädanaks sotsialismiks ja kohe hakkas tekkima diferentseerumine, et kuna ressursse ei jagatud mitte rahakoti järgi, mõõdeti teistmoodi, siis oligi parteiladvik, kellel oli käes absoluutselt kõik, eks ole, ja olid siis parteiliinis madalamad inimesed, lõpetada sellega, et hoopiski parteitud, kellel oli küll võimalus astuda parteisse. Nemad pidid selle musta töö kõik ära tegema, mille vilju maitsesid vähesed, vaesed ja rikkad. No nii, aga meile ju räägitakse, et solidaarsus ja tõde ja õigus ja teeme riigi korda, see on ju vale. Oot, kuivõrd vale, no see on, ma tean, kas see on tahtmine, see on fantaasia, aga üldiselt ta on midagi umbes sarnast, mida lugupeetud kirikuõpetaja rahvale kantslist räägib. Ka tema räägib seda et igaühele antakse tema teenete järgi ja kui sa käitud hästi, no nii kui lapsele, eks ole, kui sa käitud hästi, siis nurka ei panda ja saad magustoitu ka. No jah. Sama räägiti kompartei kongressidel rahvale. Seda kindlasti ja seda räägitakse ka praeguses arvamuste segaduses ja nii edasi. Kiirabi tasuliseks muutmine, kiirabi koosseisu kahandamine brigaadidel. Vaata, minu meelest see on ka üks kuradi Overtoni aken, et saad pühade puhul osta plaastrit ja ongi kõik. Saad pühade puhul kutsuda endale kiirabi, see oleks küll vahva. Mitte keegi ei vähenda kiirabi personali oma tahtmise järele. Seda personali lihtsalt ei jätku, nii lihtne see ongi, nii nagu meil ei jätku eriarste, nii nagu meil ei jätku perearste, nii nagu meie apteegisüsteemile ei jätku ravimeid. Totaalne defitsiit, kui ei jätku, siis ei jätku, ei ole midagi parata, tuleb raha eest juurde osta. Kuidas, millistel põhimõtetel osa kiirabist muudetakse tasuliseks, seda ma ei tea. Võib-olla siis lugupeetud proua Jolleril või tema alluvatel Sotsiaalministeeriumis on see asi kuidagi läbi mõeldud, võib-olla ei ole, ma ei tea, ei ole uurinud. Ja ega suurt vahet ei olegi, kus tõmmatakse see piir nii-öelda vaeste ja rikaste, tasuta ja tasulise vahel. Vahet ei ole, piir tekib niikuinii ja need, kes on sellest piirist allpool, ei ole rahul ja ka need, kes on piirist ülevalpool, ei ole samuti rahul, sest ükskõik, kus kohas tõmmatakse piir, olgu ta geograafiline, olgu ta paranduslik piir, ei ole rahul ei ühel pool piiri rahvas ega teisel pool piiri. No jah, et kui on piir, on meie ja nemad ja kui on meie ja nemad, on õhus tunda verelõhna, nagu ütlevad klassikud. Aga Frau Joller ütles ju, et mina julgeksin
kiirabi tasuliseks teha küll, osaliselt niipidi, naapidi. See tähendab, et see on nagu tema triumf. Noh, kas ta nüüd triumf on, eks ole, aga ega ta rumal inimene ei ole, ta saab väga hästi aru, et pääsu ei ole kuskile, nii nagu gastroenteroloogia, kardioloogia, nagu sünnitusabi, igal pool on olemas tasuta abi ja tasuline abi. Samamoodi ka kiirabis tekib tasuline ja tasuta. See on paratamatus täiesti sõltumata sellest, kes on sellel aastal sotsiaal- või tervishoiuminister. Täiesti sõltumatult, mis on ministri nimi. Nii et nagunii läheb osaliselt tasuliseks, aga tulemuste eest ega kehtiv minister ei peagi selle eest vastutama, sest et varsti on Riigikogu valimised, eks ole, tuleb teine valitsus, tuleb hoopis teine minister, hoopis teised inimesed hakkavad seda putru helpima, hakkavad eelmisi sõimama, eks ole, ja maailm läheb edasi. Kuidas on lood selle niinimetatud tasuta transpordiga Tallinnas? Olen sõitnud, olen valideeretanud ja nii edasi ja minu meelest see toimib, kuigi ta ei tohiks toimida või... Riik räägib, et ei tohi toimida, jah. Aga linn millegipärast vastupidi riigi tahtmisele toimetab, jah. Vaata, asi on selles, et ühiskondlik transport, ühiskondlik transport teenib piletitulu arvelt kuskil 25-30% oma ülalpidamiskuludest kõigest. Nii et kas ta on tasuline või ta on tasuta, see tähendab lihtsalt seda, et tasuta linnatransport läheb linnale 30% rohkem maksma. Et ma nüüd täpseid arvusid ei tea, aga ütleme väga-väga lihtsalt öeldes, tasuline transport läheb linnale maksma 100 miljonit, 70 miljonit, tasuta transport läheb linnale maksma 100. 70 miljonit või 100 miljonit. No ei ole nii väga suur röögatu vahe. Aga tasuta transport jällegi, see on rahvale suureks kergenduseks, mitte nii rahaliselt kui moraalselt suureks kergenduseks. Rahvas suurima hea meelega sõidab tasuta, muidu ei lähegi bussiga sõitma. Aga tasuta, no kui ikka läheb tasuta. Aga mis puudutab valideerimist, võib sõita valideerimisega, võib sõita ilma valideerimiseta. Ilma valideerimiseta oleks see värk isegi odavam, sest ei pea neid validaatorid üle pidama, nende roheliste kaartidega midagi jamama ja toimetama, aga jällegi süsteemil on vaja teada, kui palju inimesi sõidab, ja sellest sõltub, millised liinid, mis kellaaegadel kuhu toimima. See on teine teema. Ja see on vajalik, see valideerimine on hea, see on lihtsalt hädavajalik asi. Aga lugesin mina, et see valideerimine, et seda just nagu polegi enam vaja, aga ma võin loomulikult eksida. Ei, aga see on nagu selle bussi tankimine, et kui mina sõidan bussiga, mind ei huvita, kes ja millega seda bussi tangib, buss sõidab. Aga bussi tuleb tankida ja et reisijaid korralikult vedada, neid tuleb valideerida, need tipukesed tuleb kokku lugeda. Nii et kumb on primaarne? Kas buss või inimesed, kes tahavad punktist A punkti B ja kellel ei ole autot või kes ei taha tänaste hindade juures tasulises parklas autot hoida? Jah, suurepärane linnapea, kunagine Jüri Mõis. Ta ei olnud küll pikka aega, aga oli linnapea ja ütles ajalooliselt kordamatut sõna, et ühistransporti ei ole vaja, sest ühistransporti kasutavad ainult purjus inimesed, kes ei saa rooli istuda või idioodid, kellele pole lubasid antud. Huvitav lähenemine muidugi, aga igale oma. Igal inimesel oma hingeelu ja südame soojus. Jaa, aga ühiskondlik transport peab olema nii nagu peab linna elanikele ja ka riigi elanikele. Oota, kas riigil on elanikud? Ei ole ju. On linna elanikud, valla elanikud, mingi küla elanikud, mida iganes. Riigi elanike ei ole, on riigi kodanikud. Riik on surnud.
aga elanik vajab, olgu ta riigi või linna oma, elanik vajab mitte ainult ühistransporti, vaid ka seda, et tal tuleks juhtmetest elektrit ja torudest vett ja mitte vastupidi. jah, ja vaata, kui need asjad nüüd tõepoolest süsteemselt käima panna, siis ma usun, et elu riigis võiks minna etemaks. Mis tähendab elu riigis etemaks? Võib-olla läheb elu riigis etemaks, kui hinnad oleksid 2 korda kõrgemad, kui palgad oleksid 2 korda kõrgemad, pensionid oleks 2 korda kõrgemad ja elaksime nagu Norras, mis on nii kallis riik. Viktor, neid asju ei saa ühekaupa nihutada. Ei saa jah, nad liiguvad koos. Jah. Nii et ega erilist vahet ei ole, kuidas inflatsioon neid asju nihutab ülespoole, ikka ülespoole, mitte allapoole. Aga vaata jällegi lätlane, kelle keskmine palk on eestlase keskmisest palgast suurem, väiksem, lätlase palk on meie palgast väiksem, lätlase pension on meie palgast väiksem, madalam ja eestlane vaatab, et meil nii kauniast ja me oleme rikkad ja teie seal lätlased oma kuuma varbaga olete vaesed, ei ole midagi, sest oma väiksema palgaga lätlane ostab suuremat hulka kaupa. Eestlane ei ole lugenud Mark Twaini teost Jänki kuningas Arturi õukonnas. Vot ma kardan, et ei ole lugenud, sest seda pole tükk aega välja antud ja kui keegi leiabki, siis pööningul kadunud vanaema raamatu kogu jäänustes. Seal on täpselt sama probleem, et ühes kohas teenitakse 10 korda vähem, aga ostetakse 10 korda rohkem ja ei saa Jänki seda sellele targale inimesele selgeks tehti. Ja seda küll, aga Jänki. Võt ongi jah, Jänki ei saa teistele selgeks tehtud, sest nendel siis oli kas vähem haridust, vähem mõistust, ma ei tea mida iganes, aga ei suutnud kuningas Arturile selgeks teha. Ja samamoodi ka Eestis ei suudeta elanikele selgeks teha, kuidas meil värk toimib, et meil ei ole võimalik jagada kõike tasuta. Ei ole midagi parata, on asju, millest tuleb maksta. No jah, ja need asjad kipuvad olema. Vaata, kui lugeda nüüd kirjutisi aeg-ajalt on vähiravifondist, siis mõned asjad on nii kallid, et sina minge surema, teil nagu nii raha ei jätku. Tead, asi ei ole siin mitte rahas. Asi on selles, et Eesti tervishoiusüsteem toimib lühendatud mahus. Kääbik. Kärbitud, mitte kärbitud, ta on kärbitud. Ei, ta ei ole mitte niimoodi, et ütleme soomlaste on nagu 2-meetrine mees, eks ole, ja eestlaste oma on nagu sülekoer, eks ole. Ei, aga ikkagi ta on väiksem ja sellepärast on operatsioone, mida Eestis ei tehta. On ravimeid, mida Eestis ei müüda. Ja asi pole üldsegi mitte rahas, vaid lihtsalt me ei ole suutelised neid teenuseid osutama, neid ravimeid sisse ostma, ei ole suutelised. Ja meil on see vahelüli, et me oleks suutelised, kui see Tervisekassa suudaks selle katkestuse ära täita. Mitte iialgi ei suuda. Mitte iialgi ei suuda, sellepärast, et Jänki peaks ikka kuningas Arturile selgeks tegema. Kui sa kuningas Artur tahad, et sinu tervishoiusüsteem toimiks samamoodi nagu Jänkide maal, siis tuleb seda ka finantseerida nii nagu Jänkide maal. Ja Jänkide maal ehk Trumpi kuningriigis ehk USA's. Seal finantseeritakse tervishoidu 3 allikast. Kõigepealt on see
vabatahtlik kindlustus, solidaarne, nii nagu meie oma, siis on tööandja kindlustus, kapitalist, verehimeja kindlustab oma töötajad ära ja kolmandaks on töötajad tervisekindlustus, et see veel sunnik ise ka kindlustab ennast. Nii et 3 allikat katavad ära ja ongi niimoodi, et Eestis on tervishoiu rahastus kuskil 6 või 7% rahvuslikust koguproduktist, Ameerikas on 18%, 2,5 korda kõrgem. Allahu akbar. No, ja loomulikult nemad suudavad endale sisse osta kõik vajalikud ravimeid, suudavad osutada kõiki tervishoiuteenuseid, meil lihtsalt neid ei ole ja et midagigi kätte saada, no sa tead ju raadiokuule väga hästi, et kui ei ole, kui pole müügil, pole olemas, no siis raha eest ikka saab. No jah, ja siin me saame jälle jonksti tagasi minna, oli vist 43 miljardit, mis laenati kuskilt ja investeeriti kuhugi ja see investeering on nii tulus, et rahvas maksab seda laenu 45 aastat. Iga investeering tehakse selleks, et teenida selle pealt tulu. Mitte keegi ei tee investeeringut niimoodi, et lihtsalt keegib oma papi ära, eks ole, jah, võtke, sööge. No. Ikka tulu teenimise eesmärgil. See tähendab Euroopa kui laenaja teenib ja Eesti kui loll maksab. No kuule, aga selleks ongi loodud Euroopa Liit, eks ole, Euroopa Liit, et suured saaksid investeerida väikestesse, aga investeerivad ikka selleks, et hiljem tagasi saada. Ainult, et vaata, no kui mina, eks ole, investeerin kuskile, siis ma täna panen 100 euri sisse, homme tahan 110 euri tagasi saada. See on häbiväärne, selline pisike susserdamine, aga kui mul oleks 100 miljonit, siis ma investeeriks 100 miljonit arvestusega, et ehk 20 aasta pärast saaks 110 tagasi. Aga kui suured ettevõtted, mis on üle Euroopa, kelle initsiatiivil loodigi tegelikult Euroopa Liit, kui nemad investeerivad, siis nad investeerivadki 100 miljardit selleks, et 200 aasta pärast tagasi saada. Ja need on keerulised asjad. Vaata, Venemaal on üks mingisugune postimüügifirma, mida ukrainlased pommitavad. Miks? Seal on 2 eesmärki. Kõigepealt muidugi nii nagu Ukraina propaganda räägib, et selle postimüügifirma ladude kaudu kasutatakse neid ladusid logistikaks, et mööda Venemaad, ma ei tea miks, mööda Venemaad ringi vedada soogusveste, tühje mürsukestasid, ma ei tea, kõveraid rakette, mida iganes, kõike mingit sõelakaupa. Ma ei tea, miks peab seda mööda laia Venemaad siia sinna logistiliselt vedama. Aga teine põhjus on see, et selle kuskil on venelased ise on avaldanud, et iga 10. Venemaa elanik kasutab selle logistikafirma teenuseid. Nad tellivad endale AliExpressist mingisuguseid haisvaid Hiina odavaid vidinaid, eks ole. Ja kui nüüd keegi kodanik Ivanov, Venemaa kodanik Ivanov on tellinud hiinlaste käest mingisuguse patareidega tagumiku pühkija, eks ole. Ja see pole nüüd, on ootanud seda 2 kuud, eks ole. Nüüd järsku pommitati ladu laiali ja see ei tulegi kohale. No vot see Venemaa kodanik Ivanov on nüüd tige, nagu lõukoerd ja karjub ja sõimab. Teine asi on see, kas ta nüüd sõimab ukrainlasi, kas ta sõimab venelasi, kas ta torkab naabrimehe auto kummid läbi selle pärast, aga tigedaks läheb ta küll. Nii et see Wildberris ladude pommitamine puudutab väga valusalt igat 10. venelast. Nii et minu meelest see on ukrainlaste poolt väga hästi leiutatud. Minu meelest siin töötatakse Hiina nimel, sest see firma ostab ju ka odavat Hiina kaupa ja müüb suti kallimalt edasi. Nüüd ja kus ta müüb? Ta müüb seda Euroopa suurimas riigis. Nüüd läheb asi ilmselt AliExpressi kätte ja
ma ei tea, kellele siit mis laadi boonus tuleb, aga midagi tuleb. Tähendab, ilma üldse süvenemata, kes on peamine kasu saaja, kuidas kasud liiguvad, ma võin üsna kindlalt oletada, väga tõenäoliselt on mul ka õigus, kasu saab Hiina. Hiina muidugi. Sest hiinlane praegu muuseas, tema iga jumala päev vaatab uudiseid, ta vaatab Ameerika uudiseid, Venemaa uudiseid, Ukraina uudiseid ja loeb kokku, mitu raketti on kellel jäänud, eks ole. Nii, ukrainlastel on nüüd raketid otsas, vähemalt õhutõrje raketid otsas, nii, nüüd ootame. Ameeriklased räägivad, neil ka ei ole, eks ole, sakslased hoiavad oma viimast kellelegi ei anna, Venemaa toodab kogu aeg ja aga kuna nad pommitavad Ukrainat pidevalt, eks ole, siis nii kui tuleb see teada, et Venemaal ka raketid otsa korral, ütleb hiinlane, AliExpressist saavad nüüd rakette osta kõik ukrainlased, venelased, sakslased, ameeriklased. Umbes niimoodi mõjub see veenvalt küll ja. Nii käib Hiina äri. Ja kuidas see meenutab teost näitemängu Ema kuraaž ja tema lapsed. Selle, ma ei tea, kas oleks seda mõtet veel kord lavastada kuskil. Kas inimesed mõistavad, millest seal jutt on? Ei, 1/10 vaatajaid kindlasti. 1/10. No, anna, et tal oleks õigus. Võib juhtuda küll. Aga näed, süsteemne on tegelikult ainult see, kuidas naaber ära sandistada. Jah, aga mitte lõplikult, sest vaata, kui sa lööd selle naabri täiega mättasse, eks ole. Siis on lõpp. Siis on lõpp, sest sa pead üle võtma tema põletatud maa, tema laastatud külad, tema puruks pommitatud tehased, värgid ja mingid orbukesed, lapsukesed, kes seal veel elus on. Sa pead neid hakkama toitma, eks ole, sa pead seal kõik üles ehitama. Milleks seda vaja? Ja sõdu peetakse ikka selleks, et saada mingit saaki, et riisuda mingisugust varandust, eks ole, ja siis jätta ikkagi need elanikud sinna, kus nad olid. Las nad kasvatavad uue metsa, toodavad uued kaubad, tekitavad uue rikkuse, siis tuleme jälle rüüsteretkega. Ja mis nüüd juhtub? Kui sõda käib, noored mehed saavad hukka, see tähendab, et selle täielik tagasilöök võiks tulla alles 25-30 aasta pärast. Seda juhul, kui tohutut hulka neegreid sisse ei vea. Jah, aga muuseas, ega neid ei peagi sisse vedama. Tulevad ise. Õnneks ja nad tulevad täiesti ise, see on looduslik protsess. Et inimeste puhul nimetatakse migratsiooniks, tegelikult on see dispersioon, lihtsalt imbuvad täiesti loomulikult füüsikaseadusi, seaduse kohaselt imbuvad läbi membraani ehk üle piiri. Nii et Venemaale tuleb siis Kesk-Aasia, eks ole, Ukrainasse tuleb ka kedagi, meile siia tuleb siis seda Põhja-Aafrika kaudu, kes sealt tuleb, eks ole, ei tohi neid selle sõnaga nimetada, temalt moorlased, jah, moorlased tulevad, eks ole, ja küll nad siis ka parandavad meie sugu, aga vaata väga pikas perspektiivis, kui moorlased jõuavad siia ka Eestisse ja tulevad massiliselt, aga siis võib juhtuda ka niimoodi, et nad loevad läbi Eesti põhiseaduse, ma ei tea küll, mis keeles, ja omandavad järsku ka eesti keele ja siis nad muutuvadki eestlaseks, kui nad omandavad ka eesti kultuuri, õpetavad oma lastele tuljaku, tantsimist, neeger saab hakkama küll. Ja siis ongi uus Eesti rahvas. Midagi taolist nägin ma Rootsis, Göteborgis, Eesti päevadel, kui tulid lapsukesed lavale. Ma ei tea, mitu neist olid ööga harmoneeruvat nahavärvi ja laulsid Mu isamaa armas. See
on natukene kuidagi mõjus, aga sa ütled, õpivad ära eesti keele. Kõige vihasem selle teooria vastane Nõmme raadios on Igor Gräzin. Ja ma küsin sinult, kui palju on venelaste hulgas neid, kes võib-olla koguni omavahel suhtlevad mingisuguses Ameerika keeles ja kui palju on neid eestlaste hulgas? Kui ma ei kujuta ette, milline saab olla eesti keele perspektiiv, kui Andres Raid loeb siin esmaspäeviti ette väidetavalt haritud ja intelligentsete inimeste kirjatükkide pealkirju, millest, kui see kirjatükk tal meelest ära läheb, ta ise ka aru ei saa. Vaata, haritud ja intelligentsed inimesed kolmandas põlvkonnas räägivad nad kodus igal juhul eesti keelt, esimeses, teises põlvkonnas nad võisid rääkida Aafrika, Ameerika, ma ei tea, missugust keelt. Aga kui vaadata, mis on nende inimeste nimed, eestlaste perekonna nimed, kui palju on nende seas saksa perekonnanimesid, vene perekonnanimesid, rootsi perekonnanimesid, soome perekonna, läti perekonnanimesid ja enamus nendest on tulihingelised eestlased. On küll ja 100 aasta eest, siis kui Peterburi eestlasi oli Eestis palju rohkem, siis anti ju välja riiklikult nimeraamatuid, et inimesed saaksid omale Eesti nime väänata. Ja seda küll, aga mõni jällegi jätab oma nime sellepärast ja selleks on tal õigus, kui sellega on seotud tema juured ja rääkides kodus eesti keelt oma lastega, ta ikkagi meenutab oma vanaisasid ja räägib lastele, et kust me kõik pärit oleme, eks ole. Ütleme Ingeri Soomest või ega ta ei pea olema Aafrikast. Aga ta räägib nendele ja nad meenutavad ja nad mäletavad, aga vaatame, mis toimub Prantsusmaal. Süsimusta naha värviga inimesed, kes elavad 3 põlvkonda, 4-5 põlvkonda, elavad Prantsusmaal. Ta on prantslane, tule tema juurde, kui ta müüb mingisugused vilesid ja tulesid sellele Trocadero väljakul ja torka teda näpuga õhtuga ütle, et ta on Senegal. Kohe saadki kolaka, sest ta on mitte ainult prantslane, ta on parisien, ta on pariislane. Ta häbeneb oma proletaarset päritolu või mida. Vaatasin mina ei häbene, mul on väga hea sõber, eks ole, kes on üle 2 meetri pikk, eks ole, absoluutselt must läigib jah, väga tubli inimene, meil on temaga suurepärased suhted. Jah, ta oskab portugali keelt, inglise keelt praktiliselt ei oska, aga tema nii-öelda põhiline keel, millest ta räägib, see on prantsuse keel ja portugali keelt ta räägib sellepärast, et ta on pärit Angolast, mitte tema, vaid tema vanemad tulid Angolast. Angolast jah, aga Angola keelt ma ei tea, kas on Sohili või mida nad seal räägivad, seda ta praktiliselt ei oska. Mõni sõna. Vaatasin mina ühte klippi, seal oli mees must nagu hirmus nagu minu lapsepõlv või mida öelda ja ütles tema oma tuleviku emakeeles, et andke mulle mu raha, andke mulle mu maja, andke mulle mu inglise päritolu naine, see on mu unistus. Niimoodi ütleb esimese põlvkonna migrant, minu jällegi sõber, keda mina kutsun minu mustaks vennaks muuseas. Tema on väga korralik inimene, jah,
ta elab küllaltki vaeset elu, sellepärast et no ei ole tal kõrgharidust, teeb lihtsalt tööd, eks ole, saab väikest palka, aga tema ei nõua mitte kelleltki mitte midagi. Tema üritab ikka nina vee peal hoida, eks ole, oma naisele lastele elu sees hoida ja ainult vahetevahel, kui me temaga seal kirjutame või saame kokku vahetevahel, jah, et siis ta kaebab, et jälle Prantsuse riik kiusab teda, jälle nad tegid, no sõitis porjas peaga autoroolis ja nad ikkagi tegid mulle trahvi, sellepärast et ma olen must. No mine sa tea, eks põhjuse leiab alati. Huvitaval kombel, vaata, nõukaajal minu meelest rõhk oli teistpidi, see võmm oli venelane, sellepärast keeras sita kokku. Mitte, et ta keeras sita kokku sellepärast, et mina olin eestlane. Jah, aga tuletame meelde mitte seda, mis lapsed, ütleme, keskkooli lapsed tänaval üksteisele karjusid, vaid tuletame meelde, mida propageeris Nõukogude võim. Rahvaste võrdsust, 15 vabariiki, kõik on võrdsed, igal rahval on õigus teostada oma kultuuri. Nõukaajal, sügaval nõukaajal eestikeelne haridus, eestikeelsed laulu-tantsuringid, tribulistes seelikutes tantsid tuljakut, korraldati laulupidu eesti keeles, tantsupidu eesti keeles. Nii et rahvuskultuuri hoiti au sees ja arendati. Ja kui tuletada meelde Nõukogude Liidu vappi, siis tegelikult, ega ma ei igatse seda aega tagasi, ma ei igatse üldse midagi tagasi, mis möödas on. Aga see vapp oli ikka meelde jääv. Eks seal väikeseid apsusid võib-olla oli, aga kõikides liiduvabariikide keeltes oli ju näha. See oli hariv. Tead, see oli sama hariv kui 5 rublase rahatähe lugemine. Ka seal oli kõigis keeltes 5 rubla kirjutatud. Ja. Kirgiisi, Usbeki ja mida iganes. Ega seda ma ei mäleta, võib-olla oli teistel rahadel ka, ma üldse ei mäleta. Ei, oli küll 1 rublasel, Uchmanat, see oli, ei taha nüüd valeta, oli ta tšeki, kirgiisi, Usbeki keel. Aga jah, aeg on pööranud, süsteemid näiliselt on muutunud, aga kui me vaatame nüüd Arvamusfestivali taustal. Arvamusfestivalid on toimunud mitu aastat, eks ole. Arvamusfestival ei ole midagi parata, samasuguseid asju tehti ka sügaval nõukaajal. See oli auru väljalaskmise koosolek, kus täiesti ametlikult selleks seatud isikute järelevalve all võis iga inimene nagu Hyde Pargis, eks ole, õllekasti otsa ronida ja karjuda täiest kõriste, mis ta maailma ja kohalike asjade kohta arvab. Kurjad keeled räägivad näiteks, et kui Igor Mang tahtis ka seal midagi öelda, siis öeldi talle, et ja sellepärast, et ei olnud... Aga auru tal ju oleks olnud. Ei, seda küll, aga ei olnud piisavalt hull. Ei olnud piisavalt loll inimene. See on muidugi ohtlik. Vaja on ikka sellist... Vaja on, et inimene kannaks ette sellist teooriat, et keegi teine kuskilt sealt nii-öelda saali nurgast tõuseks püsti ja teeks ta maa tasa. Aga katsu sa Mangiga vaielda. Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Aga muidugi vaata, arvamus. See, kui sa paned nüüd kõikide erakondade juhid või peotäie presidendi kandidaate lavale ja ütled 1, 2, 3, hakake arvama, mis häält sealt saaks tulla. Ma mäletan väga ilusat terminit ja siis astusid lavale tuntud headuses, ütleme presidendikandidaadid või nad näitasid oma
rääkimise protsessi. Neil ei olnud ühtegi uut mõtet ja kui ma sellele väitele tuginen, siis ma ütlen, et tegemist on lihtlabase propagandaüritusega, mille pealt keegi, no kindlasti on seal mingi MTÜ või ma ei tea, mis asi, kes võtab palju raha selle eest, et noh, aga me tegime ikka kõvasti tööd ka, hakake arvama. Ma tean, mis toimub erakondade, vähemalt ühe erakonna tagatoas ja Arvamusfestival on ääretult tähtis üritus erakonna tagatoas. Arutatakse väga korralikult läbi, kes ja millise agendaga sinna läheb, mida räägib ja nii edasi, sest see ongi valimiseelne partei üritus. Muidugi erakondade ninameestel või naistel on tunduvalt lihtsam esineda kui presidendikandidaadil, sest nemad sõimavad vastasparteisid. Tuleb üks, eks ole, ja hakkab järjest laduma kõigile parteidele, siis tuleb teine ja paneb täpselt samamoodi kõigile. Aga presidendikandidaat, tal suurt midagi öelda ei ole, sest olgu üks või teine või kolmas või neljas, tema peab ainult kinnitama, et tema hakkab tegutsema kõigi Eesti inimeste huvides, et kõik elaksid hästi, viisakalt, et oleks vähem kaklemist, et oleks korralik valitsus, korralik majandus, kuidas, mismoodi, ta seda ei tea ega ei oskagi öelda. Millega ta tõestab ainult ühte asja ja see üks asi on, et ta ei ole mõttega läbi lugenud Eesti Vabariigi põhiseaduse 5. peatükki, mis elukas on president. Aga selle ta peab läbi lugema 5 minutit enne, kui ta Laura kaela pannakse oma nii-öelda ametijuhendi. Aga ega president tema midagi suurt paika panevat ei saagi rahvale lubada, sellepärast et presidendi töö ei ole protsesside pahupidi keeramine, ei ole riigi pööramine. Tema ei ole hea tsaar. Vastupidi, ta ongi hea tsaar, sellepärast et tema ongi kõigest kõrgemal, võimuvõitlus toimub allpool ministrite kabinetis, erakondade esimeeste vahel, ärapanemine, mida iganes kõike, mudamaadlus, eks ole, aga president on sellest kõrgemal. Mida temalt nõutakse? Kõnelemisoskust. Ja ta peab rääkima haritud inimese keelt lihtsate sõnadega, et rahvas saaks aru ja noogutaks kaasa. See on presidendi ülesanne ja sellepärast ka Arvamusfestival või kus iganes president peabki ette näitama oma kõnelemisoskuse. Jah, ükskõik mis teema. Ta peab kõnelema rahvaga nagu lapsukestega. Sest see emotsioon põrkub ju temale tagasi. Ja loomulikult, sest kui ta hakkab kedagi kritiseerima, siis sellega ta jällegi solvab seda, keda ta kritiseerib ja sellega ta puhub üles mingisugust vaenu, kas erakondade või erinevate elanikkonnagruppide vahel, aga president peab mitte küll oma vaenu, vaid tooma igavest õndsust ja rahu. Kas nüüd kogu maale, aga Eesti Vabariigi territooriumile. No kuhugi ikka. Ja noh, vaata, siin on muidugi selline nüanss, mille taha ma kohe põmdi kinni jäin ja ma ei tahtnud kellegi teise kommentaari ka lugema hakata. See on see 5. peatükk ja paragrahv oli vist 78, kui ma eksin, kiruge ja vanduge mind. President on Eesti Vabariigi riigipea. No, vot just. Ja mis siis? Järgmine punkt peaks olema. Aga mis see tähendab? Eesti Vabariigi riigipea on president. Või ütle teistpidi? Ei, kas Eesti Vabariigi president on riigipea või Eesti riigipea on vabariigi president? No jah. Ja mis siis? Ja mis siis, just nimelt. Aga nii ongi, mis siis? Ja vaata, kunagi ma ühele tütarlapsele, ta oli siis 7. klassis
ja kirus vandus, et tal on kohustuslik kirjandus Liivi vari. Ja see oli siukestest juppidest, no jälle ma teen seda siilide paaritumise liigutust. Ja essugi ei saa sest aru, mis see on. Võib-olla tõesti, see on midagi väga suurt. Võib-olla kirjanduse õpetaja isegi usub, et see on midagi väga suurt, aga neiukene noorukene ei saa sest essugi aru ja ma andsin talle valemi, kuidas selliseid asju lugeda. Loe esimene lause ja lõigu viimane lause ja nii kogu see kupatus läbi. Oli 5 saanud. No loomulikult see on väga hea tehnoloogia, sellepärast, et kui sa esimese ja viimase lause vahepeal pead kogu selle teksti läbi lugema, sellest unustad ära, millest asi algas. Just nimelt, siis on nagu William Faulkneri Joknapotafa lugudes, seal on ju ka üks lause on selline, et John tuli, see suri ära ja siis lasti püssi ja oli sõda ja matustele. Kuradi matustele, John tuli matustele. No ja aga siin tekib jälle selline eksistentsiaalne küsimus, et mis on tähtis, kas tähtis on asja algus, kas tähtis on asja lõpp, kas asja lõpp oligi eesmärk või oli eesmärk algus ja mida tähendab see, mis toimus keskel ja võib-olla on tähtis hoopiski protsess ise, nii nagu seksis. Seksis ei ole tähtis, kuidas ta algab ja ei ole ka tähtis, kuidas ta lõpeb, kõik teavad, kuidas ta lõpeb. Protsess ise on see, mida tulebki nautida. Nõusolekul ja head vaatajad, kuulajad, see herr doktor Viktor Vassiljevi lõigukene, see väärib kivisse raiumist, aga noh, vaata kui mul on kahju, et ma ei lugenud selle 5. peatüki viimast lauset. Muidu see esimene lause on juba natukene niimoodi, et küllap seal on midagi kokku munetud, aga milleks? Põhimõtteliselt see keskmine osa, ma olen seda korduvalt öelnud, jätab mulje, et millegipärast on selles teoses sõna konferentsier asemel kasutatud sõna president. 5. peatükiga on samamoodi nagu riigivapiga, et kui mina olen riigivapi ja ma olen kunagi isegi lugenud midagi, et mis on heraldilised sümbolid, on seal lõvid või lõopardid ühtepidi või teistpidi, kuhu poole vaatavad, eks ole, kunagi on läbi loetud ja iga kord ma selle peale mõtlen, ma vaatan vappi, eks ole, ilma süvenemata, kuidas ta on joonistatud, mis värvidega, mis on sinine, mis on kolle, mis on kuldne, see on ka punast värvi muuseas muistatamiseks teile. Aga see 5. peatükk täpselt samamoodi, ma ei uuri seda, ma ei süüvi sellesse, sest mul ei ole seda vaja, ma ei kavatse mitte kunagi hakata Eesti presidendiks. Ma tean, kes või mis on Eesti president, ma ütlen veel kord, see on sümbol, nii nagu riigivapp ja nagu riigivapp võib olla viletsa kunstniku poolt kõverik joonistatud, president võib olla ka siukest nägu, mis sulle ei meeldi, aga ta on president, tuleb tänaval vastu, tõmbab püksinööbid, pintsakunööbid kinni ja ütleb selge kõva häälega tervist, härra proua president. Ja, selles on sul õigus ja kui see vapp ikka on koledasti tehtud ja paistab kole ka, siis meie eas võib juba prillid eest ära võtta. Aga ma arvan, et võt näed, kah arvamusfestival, ma olen veendunud, et nüüd on ülim aeg panna meie jutule punkt. Veel kord, olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot, te võite jagada, te võite, ma ei tea, see likeide panemine, see muidugi on tore ka, aga on see nii tähtis, aga jagamine, et sõbrad ka sellest osa saaksid, see on oluline.
olge tänatud toetajad, toetage, koos oleme me kõik toetatud ja meie püha sõda läheb edasi. ja olge palun terved.